Kohe jõuad kartseri juurde. Pööra ümber ning astu mõned sammud tagasi. Nüüd jääb kartseri uks paremale. Kartseri ukse kõrval vasakul on infotahvel pealkirjaga kartser, järgmise tekstiga. Lisaks eri suurusega ühiskongidele ning piinamiseks kasutatud kitsastele kappidele olid pagari keldrites ka üksikvangistuseks kasutatavad kartserid. Olev Palo on kartsas viibimist meenutanud nii. Pagari kartser oli omapärane koht. Ümmarguse liftitorni ümber oli ehitatud 4-nurkne ruum, nii et ring puudutas ruutu. Tekkisid 4 kitsast urgast, mida kasutatigi kartseritena. Kõige laiemas kohas olid nad umbes meeter laiad. Seal oli küll soe, kuid ruum tekitas mingi vastiku surutustunde. Lisaks sellele vingus õhukese seina taga öö läbi lift. Põrand haises uriinist, sest välja lubati vaid kord ööpäevas. Tukkuda sai vaid taburetil istudes. 3 päeva möödudes viidi mind siiski kambrisse. Kartseri kollane plekiga üle löödud puidust uks on 185 sentimeetrit kõrge. Kollase värvi alt paistab tumerohelist. Roheline on ka ukse sisemisel poolel. Astu julgelt kartserisse sisse. Kartser on 3-nurkne. Mõõtudega 2,75 meetrit korda 1,8 meetrit. Kõige pikem uksest paremale jääv sein on sissepoole kaardus. Uksest vasakule jääb kogu seina ulatuses kastikujuline lavats, kõrgusega 55 sentimeetrit ja laiusega 40 sentimeetrit. Rinna kõrguselt on sein värvitud sõjaväe roheliseks. Värv on osaliselt maha koorunud. Ülejäänud osa seinast ja lagi on valgeks lubjatud, kuid määrdunud. Ukse kohal süvendis põleb hämar elektripirn.